Hiiglaslik katastroof langes Iraani režiimi sülle pärast seda, kui Teheraniga seotud jõud tulistasid Jeemenis alla Ameerika Ühendriikide drooni ja muutsid sõjalise provokatsiooni otseseks proovikiviks Trumpi vastu. Esmaspäeva 2026 aasta 18. mai hommikul näib Iraan olevat unustanud selle jõhkra kättemaksu, mille Ameerika Ühendriikide väed korraldasid pärast seda, kui sarnane sündmus aset leidis. Ja nüüd on see Iraani provokatsioon veelgi suurem, sest droonid sattusid ka Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide teele. See, mis alguses tundus lihtsalt militsiooni tegevusena, muutus ohtlikuks sõnumiks Valgele Majale, sest Ameerika droon ei viibinud seal juhuslikult. See oli osa Ameerika Ühendriikide sõjalisest jälgimisest piirkonnas, mis on Iraani telje poolt rahastatud ja väljaõpetatud relvastatud rühmituste kontrolli all. Nüüd on Trumpil käes tugev põhjus, et laiendada vastust Teherani liitlaste vastu ja panna režiim olukorda, mida ükski Ameerika vaenlane ei tahaks kogeda. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. Ameerika droon asus piirkonnas, mida Holtsid kasutasid sõjaliseks surveks Ameerika Ühendriikide, Iisraeli ja Pärsia lahe liitlaste vastu. Rahvusvaheliste väljaannete teatel tulistati lennuk alla Maribi kohal Jeemeni idaosas ning pärast kokkupõrget levisid vraki pildid. Xinhua agentuur teatas, et uudis pärines Iraani meediast ning rõhutas, et avaldamise hetkeni ei olnud Ameerika Ühendriigid lennuki kaotust ametlikult kinnitanud. Agentuur Nadolu märkis samuti, et kohalik meedia teatasid Ameerika M69 Reaperi allakukkumisest samas provintsis. Rühm, mis väidab end olevat jõuline Jeemenis, kuulub relvastatud võrgustikku, mida Teheran kasutab piirkonna survestamiseks, ilma et peaks kandma kogu eesliini kulusid. Holtsid olid juba rünnanud laevu, ähvardanud mereteid ja püüdnud näidata, et neil on endiselt võimekus tabada Ameerika varustust. Ameerika Ühendriikide drooni alla tulistamine ei ole ainult materiaalne kaotus. See on kalkuleeritud provokatsioon Washingtoni vastu ajal, mil Trump nõuab Iraanilt kiiret tegutsemist ja teeb selgeks, et kannatus hakkab otsa saama. Probleem Iraani režiimi jaoks on see, et see provokatsioon toimub ajal, mil kogu piirkond on juba pingeline. Reuters teatas, et Saudi Araabia peatas 3 drooni, mis sisenesid nende territooriumile Iraagi õhuruumi kaudu. Saudi Araabia kaitseministeerium teatas, et võtab vajalikud operatiivmeetmed oma suveräänsuse ja julgeoleku kaitsmiseks. See detail on oluline, sest näitab, et rünnakud ei ole koondunud ühte punkti. Need ilmuvad Jeemenis, Pärsia lahes ja teel Iraagi ning Saudi Araabia vahel, alati Ameerika huvidega seotud piirkondade lähedal. Araabia Ühendemiraadid sattusid samuti tähelepanu keskpunkti. Reuters teatas, et droonirünnak põhjustas tulekahju Barakari tuumaelektrijaamas, kuid vigastatuid ega radioloogilist kahju ei olnud, vastavalt avaldatud teabele. Keegi otsustas testida piire tundlikus rajatises, mis kuulub Ameerika Ühendriikide liitlasriigile. Rahvusvaheline aatomienergiaagentuur kinnitas rajatise turvalisust ja kutsus üles sõjalisele vaoshoitusele tuumarajatiste läheduses, kuid poliitiline kahju oli juba tehtud. See, mida Iraan ja tema liitlased tegid, saab selgeks sündmuste käigu põhjal. Nad püüdsid hoida piirkondlikku survet, samal ajal kui nad Washingtoniga teisi kanaleid pidi läbi rääkisid. Ameerika droon tulistati Jeemenis alla. Saudi Araabia poolt kinni peetud droonid ja rünnak Araabia Ühendemiraatides paistavad olevat osa samast taktikast. Vastast kurnata, mõõta Trumpi reaktsiooni ja sundida järeleandmisi ajal, mil Iraani režiim soovib leevendust mereblokaadi, sanktsioonide ja tuumaläbirääkimiste küsimuses. Trump on juba Washingtonis tegutsema hakanud. Reuters teatas, et Pakistan andis Ameerika Ühendriikidele üle Iraani poolt uuendatud ettepaneku, et proovida sõda lõpetada. Samal ajal kui läbirääkimised on kesksetes küsimustes ummikus. Iraan soovib laialdast vaenutegevuse lõpetamist, kahjude hüvitamist, mereväe surve lõpetamist ja garantiisid uute rünnakute vastu. Teiselt poolt nõuavad Ameerika Ühendriigid tegelikku edasiminekut Iraani tuumaprogrammi osas ja Hormuzi väina taasavamist. Kui Iraani telg tulistab alla Ameerika drooni, samal ajal kui taotleb läbirääkimisi, siis soovib režiim ühe käega rääkida rahust ja teisega testida sõjalist jõudu.
see ongi vastuolu, mis ärritab Trumpi ja tugevdab seda leer, mis pooldab jõulisemat vastust. Rahvusvaheline meedia teatas ise, et Trump hoiatas, et Iraanil on kokkuleppe saavutamiseks aeg piiratud. Surve merel on juba tulemusi andnud. Wall Street Journal teatas CENTCOMi avaldusele viidates, et Ameerika väed olid blokaadi esimesel kuul kõrvale juhtinud 70 kaubalaeva ja 4 neist tehti töövõimetuks, et avada korralduste täitmine. Critical Threats märkis, et CENTCOMi teatel oli Iraani sadamate blokaadi algusest 13. aprillist kõrvale juhitud juba 81 laeva ja 4 neist töövõimetuks tehtud. See blokaad seletab, miks Iraan püüab liitlaste ja relvarühmituste kaudu pinget külvata. Teheranile avaldatakse otsest survet raha, nafta ja varustusteede kaudu, samal ajal kui Trump püüab sundida režiimi valima tõsise kokkuleppe või kasvava isolatsiooni vahel. Iraani telje vastus ilmneb asümmeetrilises valdkonnas. Droonid, liitlasrühmitused, ähvardused tundlikel marsruutidel ja rünnakud, mida ei seostata täielikult Iraani valitsusega. Jeemenis toimivad Houthid selle strateegia haruna. Kui MQ-9 Reaper kukub Maribi kohal alla, ei jää sõnum Jeemeni kõrbe kinni. Drooni kasutavad Ameerika Ühendriigid jälgimiseks ja teabe kogumiseks riskipiirkondades. Houthid püüavad näidata, et suudavad Ameerika kohalolekust läbi murda ja toita Iraani telje propagandat. Kuid see propaganda võib kalliks maksma minna. Trumpil on pärast seda juhtumit selge poliitiline tee. Ta võib suurendada sõjalist survet Houthide rajatiste vastu Jeemenis, karmistada veelgi Iraani vastast blokaadi, kiirendada toetust Pärsia lahe liitlastele. Saudi Araabia on samuti haavatavam. Iraagi õhuruumi kaudu sisse tunginud droonid näitavad ebamugavat lünka piirkondlikul kaardil. Isegi kui need peetakse kinni, sunnivad need Riyaadi tõstma valmisolekut, tugevdama õhutõrjet ja kaaluma vastust siis, kui nad seda sobivaks peavad. Trumpi jaoks on see oluline, sest see toob Pärsia lahe liitlased Ameerika joonele lähemale. Mida rohkem Iraani telg survet avaldab, seda lihtsam on Washingtonil korraldada piirkondlikku ühisrinnet Teherani vastu. Araabia Ühendemiraadid lähtuvad samast loogikast. Droon, mis tabab tuumarajatist, isegi kui see veel ei põhjusta radioloogilist kahju, on selline võimalus, mis muudab julgeoleku olukorda. See ei pea muutuma katastroofiks, et saada poliitiliseks otsuseks. Piisab sellest, kui näidata, et valitud sihtmärk oli liiga tundlik. Ameerika Ühendriikide valitsuse jaoks aitab selline rünnak müüa seisukohta, et Iraan ja tema liitlased ei saa leevendust, kuni nad jätkavad piiride katsetamist strateegilistes punktides. Pakistan üritab leida diplomaatilist lahendust, kuid aeg töötab selle läbirääkimise vastu. Iraani ettepanek võeti tagasi. Uuendatud ettepanek jõudis ameeriklasteni samal ajal, kui sündmused kohapeal liikusid teises suunas. Diplomatia võib küll jätkuda, kuid nüüd peab see konkureerima nii sõjalise surve kui ka avalikkuse nõudmisega vastuse järele. Kui Valge Maja jõuab järeldusele, et drooni allatulistamine oli järjekordne Iraani telje koordineeritud provokatsioon, võib vastus tulla mitmel tasandil. Rangem blokaad, rünnakud liitlasrühmituste sõjalise infrastruktuuri vastu ja uus otsene hoiatus Teheranile. Trump lubab endiselt Teheranil avalikult läbi rääkida, samal ajal kui tema liitlased panevad Ameerika Ühendriike proovile taevas, merel ja Pärsia lahe piiridel. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete ekspert ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla Milson Alvesi kogukonnas veelgi aktiivsem.